Tere hommikust kõikidele 7:30 ärkajatele, kell on 7:36, minu nimi on Igor, Oleg on köögis ja valmistab siis luigetoitu meile ja käes on loomaaia uudiste aeg. Õnneks on nüüd siis loomaaia ajakirjanikud kõik endal suled hoogsalt kätte võtnud ja ka reedestesse ajalehtedesse loomaaia uudiseid jällegi sisse toonud. Nii, veelinutiikidel käib elu. Tallinna loomaaia veelinutiikudel murrab kevad täie hooga sisse, vabalt elavad sinikaelpardid peavad territooriumivõitlusi loomaaia-partidega, hahad undavad ja teevad pulmatantsu, jääkosklad ja tulipardid laulavad, niidu-nösuhaned kurameerivad. 1. märtsil sündisid ka 2 tallekest Cameroni kääbuskitsedel. Jänese aasta algul elevandimajas sündinud 5 kääbusküüliku poega piiluvad juba Areldi pesakastist välja. Elevant Fiin aga murdis boksis ringi tuuseldades tüki oma parema võha otsast. Nüüd peab ta ettevaatlik olema ja võha otsa teravad ääred maha nühkima. Teisipäeval saadeti Tšehhimaale 3 tagakaspia uriaali. Ohustatud liikide Euroopa programmi raames läksid Tšehhimaale ka 3 Euroopa naaritsat. Reedel asusid Leedu hirvepargi poole teele. Tallinna loomaaias eelmisel suvel sündinud 5 isast Puhahara hirve ja 1 Tadžiki markuur ehk siis keertsarv kits. Loomaaia heakorrateenistuse töötajad alustasid vanade veelinutiikide ala korrastamisega. Nädalavahetusel alustatakse loomaaia kassas piletimüüki mais loomaaias toimuvale idamuusikafestivalile Orient, kus siis kõik pillimehed, lauljad ja muidu muusikud on siis loomaaia enda loomad, linnud, bussikesed, putukad ja kõik muud sellised. Nii palju loomaaia uudistest, varsti jälle ajalehtede juurde tagasi.